Tere, olen õpetaja Allan ja see on esimene videosarjast, mis tutvustab teksti töötlemist ja loomist Google Docsi tarkvaraga. See kursus on mõeldud ennekõike 4. kuni 6. klassi õpilastele koolis siis koos õpetajaga läbimiseks, aga see ei tähenda, et teised ei tohiks seda kasutada, ei pea tingimata koolis, võib ka kodus õppida selle järgi. Vaatame, kuidas seda teksti klaviatuuri abil arvutisse saada. Praegu on nutiajastu, ekraani patsutamisega on kõik suured ja väikesed kursis. Klaviatuuriga ei ole kõik nii tuttavad, et sellepärast vaatame kiiresti põhiasjad üle, mida see klaviatuur endast kujutab ja kuidas saada siis neid tähti ja sümboleid oma referaadi jaoks klaviatuuri pealt arvutisse. Kõigepealt siis siin see keskmine osa on tähed ja numbrid. Kui sa siin siis klahvide peal klõpsid, siis need tähed ja numbrid sinna arvutisse tulevad siit need numbrid, mis siin allpool on, ja tulevad tähed, aga mitte sellised trükitähed, nagu siin klahvide peal on, tulevad väiksed kirjatähed. Järgmisena meil on vaja sõnade vahele tühikuid, et tühikuid saab siis selle pika klahviga ja laused võiksid alata suure algustähega, nimedes on suured algustähed ja nii edasi. Suuri algustähti me saame nende samade klahvidega, aga me peame samal ajal hoidma all shift klahvi. Seda on kahel pool, vasakul ja paremal. See on nii tähtis klahv, et seda on kummagi käe jaoks lausa siia pandud. Ideaalis see peaks siis nii käima, et kui sa nagu parema käega tahad siitpoolt servast mõnda tähte suureks teha, siis sa vasaku käega hoiad siit seda klahvi all. Ja kui sa nagu siitpoolt vasakult poolt tahad mõnda tähte arvutisse vasaku käega, siis parema käega hoiad shifti all. Niimoodi käib see asi nagu üsna kiiresti ja sujuvalt. Vahest on selle shifti asemel siin kirjas ka lihtsalt mingi üles siuke jäme nool või midagi sellist. Aga ta enamasti on siin teises reas vasakul ja paremal kõige äärmine klahv. Teine võimalus, kuidas suuri tähti saada, on caps lock, mis on selle shifti kohal. Erinevus siis selle shifti ja caps locki vahel on see, et caps lock lülitab siis püsivalt sisse suurtähtede režiimi. Ehk siis siin hakkab see tulukene põlema ja sa ei pea teda all hoidma, et sa võid rahulikult siin toksida. Seda on harvemini vaja, sellepärast et me nagu suurte tähtedega üsna harva midagi niimoodi kirjutame, et kõik sõnad on suurte tähtedega, aga vahest tuleb ette. Enamasti me kasutame ikkagi shifti. Me hoiame shifti all ja vajutame mõnda tähte. Ja lisaks suurte tähtede saamisele on vaja seda shifti all hoida ka siin selle nii-öelda ülemise registri sümbolite jaoks. Näiteks siin numbrite kohal on kirjavahemärke, hüüumärgid, ätid, trellid, sulud, miinus, pluss. Nende saamiseks on ka vaja hoida seda shifti all, ükskõik kummal pool siis, ja vajutada seda klahvi. Siin all on ka veel kirjavahemärke. Ja kui sa oled tähelepanelik, siis sa näed, et mõne klahvi peal on lausa 3 sümbolit, mitte nagu all ja üleval, vaid ka külje peal midagi. Kas siis siin all nurgas või üleval nurgas. Nende asjade jaoks on siin veel alt GR tavaliselt või alt command, et tuleb seda all hoida, saab siit neid kolmandaid sümboleid ka. Ja veel üks teksti sisestamisel vahest vajalik klahv on siis tabulaatori klahv, tähe on tavaliselt siia peale kirjutatud. See lisab siis teksti ette või rea ette taande. Sellega saab referaadis taandrida tekitada, retseptis näiteks mingid koguseid ilusti üksteise alla rihtida, programmi koodi kirjutades taandeid teha, et programmeerijad kasutavad seda tab-klahvi üsna palju. Ja siis veel võib-olla kõige olulisem klahv on see enter klahv, siin paremal see suur letakas, et see on siis sisestusklahv ja seda me kasutame näiteks lõigu lõpetamiseks. Read vahetuvad nagu automaatselt, kui sa kirjutad teksti nii palju, et see jõuab sinna lehekülje servani, siis rida vahetub automaatselt, aga just lõigu lõpetamiseks tahame seda kasutada. Ja ikka juhtub, et läheb midagi valesti, et sa tahad kustutada, et kustutamiseks on ka lausa 2 klahvi. On siin enteri kohal tavaliselt, on backspace nimeline klahv või siis lihtsalt tagasi nool. See kustutab sümboli kursorist vasakul pool. Ehk siis ta liigutab nagu tagasi kursor. Ja on delete klahv, see võib asuda erinevates kohtades, siin sellel pildil asuta siin üleval nurgas. Delete kustutab siis kursorist paremal pool asuva sümboli, ehk siis eestpool. Ja põhimõtteliselt ongi olulisemad klahvid üle vaadatud. Läheme vaatame siis, kuidas me saame sellesse veebipõhisesse Google Docsi. Võib-olla kõige lihtsam viis on lihtsalt guugeldada. Paneme siia Google Docs. Ja tulevadki siin kohe vastused ja sisestada siis oma e-posti aadressi. Mina siis soovitaks kasutada oma kooli oma, kui sa oled koolis ja tunnis, aga loomulikult võid ka oma isiklikku kasutada. Vahe on seal see, et sinu isiklik tõenäoliselt on selline tasuta konto ja seal on need võimalused on piiratumad või neid ei ole. Kui sul on Google'i poolt Google'i konto, siis tõenäoliselt on see selline tasuline koolikonto, kus on natuke rohkem võimalusi ja mõni asi võib-olla näeb natuke teistmoodi välja. Mina panen siia oma konto.
nii, mul on peal 2-tasemeline autentimine, nii et ma soovitan seda sulgi teha. Pean telefonis kinnitama, et olen tõesti mina, kes üritab siin sisse logida ja olengi Google Docsis. Vaatame kiiresti, mis me siin näeme siis. Tegemist on veebipõhise tarkvaraga, jookseb brauseris või veebileitsejas, siin me näeme logo ja kui ma siin peal klõpsan, siis ma saan oma failide nimekirja, mis mul seal Google Docsis on, või nii-öelda Google Drive'is. Ma lähen tagasi, siin on dokumendi pealkiri, praegu on siin nimetu dokument lihtsalt kirjas, aga siin klõpsates ma saan seda muuta ka. Siis on siin menüü, kus on kõikvõimalikud käsud, mis sa saad sellele doksile anda ja enim kasutatavad, populaarsemad on siin siis nupurea peal ka välja toodud. Siis on siin veel mõned nupud, mida me selle kursuse jooksul uurime. Siin sa näed oma profiili, siin on režiimid, kas sa oled muutmise režiimis, kommenteerimise või vaatamise režiimis. Siin sa näed dokumendi sisukorda võiks nii-öelda, siin vilgub kursor, siin on näha siis nii-öelda lehekülje pilti ja siin on mõned kiirvalikud ka, nendest ka võib-olla kunagi hiljem, aga võib-olla pigem mitte. Ära lase ennast nendest segada. Kui sa näiteks hakkad siia kohe kirjutama, ütleme väikse jutukese oma päevast, siis kaovad need ära. See on kursor, tekst tuleb sinna, kus see kursor parasjagu on, hiirega saad seda kursorit sinna tänna liigutada, saad klaviatuurilt noltega seda kursorit liigutada ja sinna, kuhu tekst veel ei ole läinud, sinna see kursor hästi minna ei taha, et sa pead siit ülevalt nurgast siis nagu vaikselt tulema hakkama nii-öelda, et enteriga saad tühja ridu teha, backspace'iga saad tagasi liikuda ja siia siis kirjutada oma päevast. Nii palju siis lühidalt kasutajaliidesest, mida need nupud täpselt teevad kohe varsti. Aga jätkame siis teksti sisestamise näitega ja ma juba kirjutasin siia pealkirja. Ülesanne on täna siis kirjutada oma päevast jutukene ja pealkiri võikski olla see minu päev. Ma selektin selle ära, seda siis teksti valida või selektida saab siis näiteks nii, et lohistad hiirega, taust läheb siniseks ja ütleme sellele tekstile siin siis, et see on pealkiri, minu päev. Nii, ja siia teeks siis alapealkirja, teeme pealkiri 1, esimese taseme pealkiri, näiteks hommik. Kuna ma panin sinna numbri, siis ta automaatselt paneb siia ka, aga ma vajutan backspace'i ja siis see kaob ära. Ja nüüd ma tahan kirjutada siia, mismoodi siis minu hommik algas. Ma kirjutan siis hommikul ma ärkasin, ei ärganud vara tegelikult, oleme ausad, ärkasin suhteliselt hilja, sest eelmisel õhtul mängisin sõpradega kaua Robloxi. Kirjutame mõne tunde ka, kuidas me hommikul siis ennast tundsime. Nii, midagi talle ei meeldi sinna, et teeb kohe punase joone siia alla, kui ta tuvastab mingisuguse kirjavea. Hommikul tundsin ennast väsinuna ja töötan kohe üldse ei tahtnud voodist välja tulla. Kooli pidin minema jala läbi vihma. Väga raske on kirjutada niimoodi, kui ma pean samal ajal rääkima. Ma pole üldse harjunud seda tegema. Kooli pidin minema läbi vihma ja see äratas mind üles. Nii et kooli jõudes tundsin ennast palju reipamalt. Nii, ma arvan sellest nüüd hommiku kohta piisab küll. Ma lõpetan lõigu ära, see oli nüüd siin siis üks lõik, vajutan enter ühe korra ja teeme järgmise pealkirja ja kirjutame koolipäevast, koolipäev, enter ja ütleme, et see on ka pealkiri 1 ja näed, kui ma panen siia õige stiili, siis ta jätab siia kohe rohkem vahet, on ju, et ma ei taha panna ülearuseid reavahetusi sinna või tühja ridu, lihtsalt sellepärast, et jätta rohkem ruumi. Selle jaoks ongi need stiilid. Nii, kirjutame natukene siis koolipäevast ka. Minu lemmiktund täna oli matemaatika, sest matemaatika ülesanded tulevad mul alati hästi välja ja õpetaja kiidab mind. Tühik. Kirjavahemärkide järgi alati jätame tühiku ja ette ei jäta, et punktid ja komad kindlasti alati kohe eelneva sõna järgi. Kirjutame midagi vahetunnist ka. Vahetunnis meeldib mulle joosta ja mängida. Eriti meeldib sõbraga pingsi mängida. Söögivahetunnis oli pikk saba ja pidin suurest näljast peaaegu minestama. Jälle enter, lõpetame lõigu ja võime kolmandaks kirjutada näiteks siia siis pärastlõunast. Backspace ja topeltklõps ja paneme jälle pealkiri 1
pärast kooli läksin tervisekeskusesse trenni, käin seal 2 korda nädalas ujumistrennis ja seekord oli päris väsitav trenn. Oli üsna raske teistega tempos püsida, sest öösel magasin halvasti. Peale trenni tusin sõbraga ja läksime tema poole mängima. Õhtu, Backspace, pealkiri 1 ja mis me õhtu kohta võiksime kirjutada? Õhtul ma olin koos perega kodus. Meile tuli külla näiteks tädi oma lastega, ema küpsetas koogi ja ajasime palju juttu. Ei olnud eriti lõbus õhtu, sest ema saatis mind vara magama. Nii, ma arvan, et sellest esialgu täitsa piisab. See on ülevaade nüüd päevast. Kui sa oled selle oma päeva ülevaate valmis kirjutanud, siis jaga seda ka õpetajaga. Jagamiseks on vaja klõpsata siis jaga nuppu. Ta ütleb, et enne jagamist oleks vaja panna siis oma dokumendile pealkiri. Ta pakub siin kohe seda minu päev, võib panna siia salvestada ja siis ongi see asi korras. Ma näitan igaks juhuks teist varianti ka, et kui sa nüüd hakkasid siia kirjutama midagi, siis sa võid klõpsata siin lihtsalt ja ta automaatselt paneb ka selle sama esimese rea teksti siia. Nii et kui ma nüüd vajutan ei jaga, siis tuleb kohe jagamise ekraan ja minu soovitus on, et kui sul see ei ole mingi übersalajane dokument, et see on sinu koolitöö, mille sa saadad õpetajale, siis vali siit igaüks, kellel on link juurdepääsuõigusteks ja kopeeri link. Nüüd on see link sul kopeeritud arvutimällu ja mine pane see siis sinna, kuhu õpetaja palus sul selle panna. Kas siis oma selles stuudiumisse või saadad meiliga, et kuidas teil kokkulepe on. Enne veel, kui sa selle ära saadad, paned siia selle, kellel on link ja siin näed on vaataja ja õpetaja roll. Pane siia kommenteerijaga, et siis need, kellel on see link, saavad kommenteerida sinu dokumenti. Sa saadad selle õpetajale ja õpetaja tõenäoliselt kommenteerib sinu tööd ja kopeerid lingi ja saadad selle siis õpetajale nii, nagu õpetaja on sind juhendanud, vajutad valmis. Ja ta ongi automaatselt on salvestatud, see töö sul on ju. Kui sa klõpsad siia logo peale, siis sa näed oma Google Drive'is ka seda. Siin on see dokument ja see tähendab, et on jagatud ja siit sa saad teda siis uuesti kätte ja näed ka õpetaja kommentaare, kui õpetaja sinna midagi lisanud. Veel kord siis, et sinu ülesanne nüüd on teha ka selline kiri, selleks sa lähed Google Docsi. Google Docsis uut dokumenti on kõige lihtsam teha, kui sa kirjutad siia docs.new, enter ja pum, on sul kohe uus dokument. Ja siia kirjutad siis pealkirjaks minu päev ja nii edasi. Vastavalt siis, mis sa tegid hommikul, koolipäeval, pealelõunal, õhtul, jagad selle ära. Paned siia siis igaüks, kellel on link ja rolliks kommenteerija, kopeerid lingi ja saadad õpetajale. Jõudu tööle!